Robert Sunne. Okei, mul on kogu aeg tunne, et iga kord, kui ma seal lava tulen, siis kõik on ära vahetunud, keegi pole mind kunagi varem näinud ja mitte keegi midagi ei tea. Okei. Jah, ma tahtsin täna rääkida ühest sellisest sündmusest, mis mu elus on olnud just hiljuti ja selline ennast arendav kogemus. Et ma kõigepealt võib-olla küsiks niimoodi, et kas siin keegi on, tõstke käe, kas siin keegi on, kes on oma elukaaslasega käinud pereteraapias? Okei. Õnnelik rahvas. Statistika räägib teist keelt. Ja ma küsin teistmoodi. Kas siin on keegi, kes oma elukaaslasega on käinud kanuu matkal? No nii. See on põhimõtteliselt sama asi. Et mul siin avanes võimalus, et ma käiks, ma varem polnud käinud. No veel vähem naisega, et ma nagu ei teadnud midagi oodata ka, või karta. Aga sai käidud. No kõigepealt oli muidu see kalde peal, kanuud olid reas, seal mingi habe rääkis mingit briefingut, et kanuu ja aer ja seal on järv või jõgi või austage, ma ei kuulanud eriti, ega see on Põhja-Korea ei ole, et ma pean kuulama kõiki. Et ma seal seisin sama kõrval. Aga siis oli aeg kanuusse sisse minna. Ja see on vist arvates kõige raskem asi, sellepärast, et kanuusse sisse minemine on umbes sama raske nagu noaga habeta ajada, kui sa seisad rulluiskude peal. Seal on nagu hullult väike marginaal, mõni millimeeter, kui see kanuu on nagu stabiilne. Kõik ülejäänud väljaspool seda marginaali, see on täpselt nagu mängiks seda World's Most Impossible Game Ever, kus sa pead seda jooksjat juhtima 4 klapiga, see jalad ja põlved nagu hullumeelselt raske. Igatahes, istusime siis seal kanuus ja ma vaatasin neid teisi kanuusi, seal olid teised läksid ka sõitma ja kõik oli idülliline ja siuke petlikult ilus. Ja mul jäi mulje, et kõik teised, kes kanuudes istusid, nad on nagu kanuudes sündinud. Kõik olid pruunid ja sportlikud ja neil oli nagu sportlikud riided ja joogipudel ja rätik ja nii kui nende kanuu nagu märjaks sai, siis oli kohe nagu niisugune sünkroon aerutamine nagu Berliini olümpiamängud. Ja siis ma istusin kanuus ja ega üllatavalt, ei tulnud just üllatusena, et varsti ma olin täiesti üksi olime seal jõe peal. Kõik olid nagu mujal. Ja siis hakkad nagu seda sõitma, naine istus muidugi ees, mina istusin taga. Ja naine hakkas kütma hullult tempot, kohe lähme nagu põgeneks tsunami eest. Ja ma seal taga proovisin selle aeruga, kurat hoiaks natukenegi vähem keset jõge. Aga ja see jutumine oli umbes selline. Esimene asi, mis peab ära unustama, see on see, et nagu juhiseid anda on nagu suht aut. Et kui ka taga istud, siis siis ma nagu istusin taga paremale, ei, ära aeruta, ootanud, ära ümber olema kanuus, istu, paremale, lähme natuke paremale. Mis asja mina töörin, tule mõistusele, sa teed siukest tempot, et see kanuu venib 2 meetrit lihtsalt sellepärast, et see on siuke kiirus, mis sa arvad, kuidas me sõidame siin jõe peal, mida ma töörin, kuhu ma pean töörima. Austades, me ei sõida praegu üldse ka siin jõe peal, me driftime kurvides. Siukest asja, siukest tempot ei saa teha. Umbes niimoodi käis see teema. Ja siis ma mõtlesin seda, et indiaalast, kes selle kanuu välja mõtlesid, nemad nagu teadsid. Nad teadsid, mis teema nagu selle kanuuga on. Sest ma ei tea, kas olete märganud, kui te istute taga kanuus, siis kanuu on täpselt nii pikk, et ei ulata aeruga seda ees istujat lööma. Napilt, aga mitte päris. Märjaks võib pritseda, aga see on ainult fun. Ja siis paremale, kallis, me sõidame praegu vastu kallast, pööra natuke paremale, natuke teistmoodi. Ja siis keegi tuleb. Ja järsku on jälle kõik jube idülliline. Seisab kanuu ilusti vee peal, seal kalda ääres. Armastab, noorpaar on sees. Mees näitab, näed. Kaldapealne fauna ja floora, siin on näiteks mustpea põisritsikas. Väga ilus, mis arvad, sest kallis on ilus, ohustatud, punases raamatus. Naine sama armastavalt ees istub, silitab aeru, saadab õhumusisid. Ja siis tuleb see teine kanuu. Ka seal hästi ilus noorpaar istub sees, ilus ilm. Erinevus siis meie kanuu ja nende kanuu vahel on see, et seal keskel istub üks laps. Ilusad suured, hirmu täis silmad. Väiksed käed pigistavad päästevesti.
kõik on vaikne, hääletu. Isegi see ritsikas mõtleb, what the fuck happened? Ja siis nad liiguvad edasi nuka taha, kaovad silmist. Ja ma nagu, ütleb naine, vee peal läheb heli kaugemale. Okei. Sõida, sa pead sõitma natuke paremale, kui sa tahad paremale keerata, sa pead siin vasakule sõtkuma selle pedaaliga või selle aeruga, et lähme edasi, mida sa mõtled, siin on ju neem, sa tahad kuivalt üle sõita või? Ja niimoodi 8 kilomeetrit. Õnneks keegi ära ei uppunud ja paat ümber ei läinud ja nagu ikka, pärast magasime ühe teki all. Nojah, see selleks. Ma mõtlesin, teine asi, mis ma tahtsin rääkida, on alkohol. Populaarne teema, eks ole. Kuigi ma ise ei joo. Aga mõtlesin ikka, mõnedes töökohtades oleks alkohol nagu teeks asja natuke põnevamaks. No sellised kuivad töökohad. Näiteks sõidan autoga, rahulikult sõidan auto, vaata politsei. Politsei viibab seal ja peatab mind. Siis tuleb. Noh, kas sa tead, kui kiiresti sa sõitsid? Ei, ausalt, tead, ma ei mõõtnud. Teeme alkotestid ära, kui sa juba siin oled. Näe, puhu. Ei, sa pead tugevalt puhuma. Olla näitan. Oi, punane. Oi, purjuspäega roolimine. Mitu teid siin rooli taga üldse praegu on? Või siis näiteks tuletõrjuja seisab seljaga nii-öelda tuletõrjemasina vastu. Ma tulen. Üks hetk, kurat enam või vett ka, mis voolikust ma pidin? Okei, kustutan, mul on viinerid. Juhul kui välja ei tule, siis sütt tundub olevat. Grillime. Või siis näiteks, ma ei tea, sõdur kuskil seal kaevikus, et kõik valmistuvad rünnakuks. Ja siis see muidugi seal kaotab sulle granaadis ja kviitsitavad. Ups. Hea küll, mu aeg sai läbi, ma tänan kuulamast ja minu nimi on Robert Sunne.